Poes käik. Tere kallid rallisõbrad! Sardiinia ralli on lõppenud ja on lõppenud seda oodatult Tanis Ordo võiduga. Väikseks naginaks seal viimastel katsetel läks, aga karjääri 3. MM rallivõit Tanis Ordole tuli. Sellest, kuidas see täpselt siin viimastel katsetel juhtus, saame kohe-kohe rääkida. Meil on otseühendus, kas ikka veel Saaremaaga, Roland Poom? Oled sa veel Saaremaal või juba koju ära tulnud? Ikka veel Saaremaal, aga ei peagi juba tagasi mandril. Ahah, et kuidas see öökatse läks? No ma arvan, et rahulikult. Ma arvan, et sõitjad olid vist piisavalt väsinud, et ei olnud liiga palju inimesi, nii et väga viisakas. No sina ei sõitnud, sul läks ka rahulikult või? Loomulikult. Ma olen rahulik end. Said sa seal Saaremaal ka fännidega rääkida? Mida lihtrahvas arvab Sardiinia rallist? Eks veidi ikka selles mõttes, et jälgin, nagu ma ütlesin ka üleeile, et jälgiti mõlemat rallit. Ja no eks selles mõttes kõigil oli natuke meel ikkagi kurb, et Otil niimoodi läks, aga ei jälgiti kindlasti ja selles mõttes oli ju tegelikult oli põnev. Nii et kõigil, kes jälgisid, oli äge vaadata. No võtame siis selle lõppseisu ka kiirelt ette. Tanis Ordo hakkas seal viimastel katsetel küll sekundeid kõvasti tagasi andma, aga lõpuks siis 5,1 sekundiga võit Thierry Neuville'i ees. Ei mäletagi, millal nii nappi võitu WRC karussellis sai näha või tuleb sul kohe mõni etapp meelde? Peast kohe ei tule meelde, aga no, eks neid kindlasti on olnud ju. Aga selles mõttes on lahe, et nad alustasid päeva ju tegelikult 26 sekundit või? 27,4. Just, et päris suure vahega ja no Neuville'il ja Geeril mõlemil oli vaja seal tempot teha, nii et vahe ikka uskumatult väikseks lõpus, et top 3-6 sekundis on ma ei mäleta sellist asja, ma arvan, et ma küll praegu ei mäleta, et top 3 nii väikest vahedega lõpetab ralli. Eelviimase katsega andis siis Ordo ära Ogier'le 6,9 sekundit ja viimase katsega veel 6,5. Adamo intervjuud oli lahe vaadata, et ta lubas ju, kui Ordo läheb punktikatsel suruma ja avarii teeb, lubas naljaga pooleks maha tappa mehe, aga seal lõpus ütles, et mängis ikka mu südamega päris korralikult, et oli seda asja tegelikult maha mängimas. Ja, eks ikka, et aga no selles mõttes, et auto on finišis vähemalt hetkeseisuga võit olemas, mis edasi saab ja kas see võit ka antakse talle, et vaatame. Sa pead silmas, et kas kontrollpunkti õigeaegselt jõutakse või mitte või? Just seda, et ma ei ole praegu kursis, et kas autod on juba kinnises pargis ei ole ja kas seal on midagi tehtud või ei ole, et kui autod on kinnises pargis, siis on võit olemas. Kui nad veel on sinnapoole teel, siis ma arvan, et päris kindel ei saaks olla. No selle üle spekuleeriti ka All Live'is, et tegelikult maksimum, mis sa saad võtta, on 10 sekundit trahvi, eks? Või miinimum? Miinimum, jah. See tõstaks ta 3., mis tähendab, et Hyundai'l läheks natuke punkte meeskondlikus arvestuses kaduma. On see Adamo trikkide varamus? Ma ei oska öelda, selles mõttes ma tean, et Adamole pigem on see, selles mõttes oleks olulisem meeskondlik võit või meeskondlikud punktid kui sõitjatiitel. Aga no ma ei oska öelda, vaatame, mis nad teevad. Selles mõttes, et kindlasti olulisem on neile täna meeskondlikud punktid samas sõitja osas peavad või soov või tahtmine kindlasti maksimum anda, et ka Neuville Belgia rallit oleks seal tiitli konkurentsis lähedal. No ma vaatan kiirelt Twitteris üle, siin ei paista küll veel, et oleks mingid seisud muutunud. No teeme igatahes saate selle teadmisega, et meil on ikkagi Tanis Ordo selle ralli võitnud.
jah, loodame, et see nii ka jääb selles mõttes, et ega ilus mäng see ei oleks. Nii et vaatame, jah, loodame, et jääb niimoodi nagu on. Thierry Neuville viimasel katsel edestas Sebastien Ogier 2,7 sekundiga ja lõpuks jäi siis sekundiga Ogier ette. Ogier ei tundunud tegelikult väga pettunud olevat, et andis endast parima, andis vägeva lahingu ja tundub, et tema naudib seda show'd olenemata sellest, kas tema on selles show's nii-öelda võitja või kaotaja. Ja ma arvan küll et selles mõttes ta ütles ka, et ega talt rohkem võtta ei olnud midagi ja andis maksimumi ja kui sa oled maksimumi andnud ja sa tead, et nagu rohkem midagi teha ei olnud, et pole põhjust nagu kurb olla, et ju siis Neville sai natuke selle sekundi võrra paremini hakkama kui tema, et aga pigem peale reedest päeva jah, oli ju teema ja arutelu, et Ogier hakkab tagasi võtma ja võttis väga ilusti tagasi. Nii et ta peab kindlasti rahul olema, jah, ma arvan. No Ogier reedese päeva lõpuks kaotas 36,0 ja nüüd siis kaotus 6,1, noh, on ikka võetud küll. Kindlasti, et küll maailmameister, ma arvan, teab, et kuidas ja mis hetkel tuleb sõitma hakata. Aga Ott Tänak tegi viimasel päeval seda, mida tegema pidi. Võitis punktikatse 0,7 sekundiga Neuville'i ees. Ogier'le läksid 3. koha punktid, Evansile 4. koha ja Sordo ikkagi võttis 1 punni ka juurde. Noh, mitte, et tal seda väga nüüd vaja läheks, aga natukene võttis siin sunnineeni ees selle 1 punkti ära. Mis sa ütled Otti tänase sõidu kohta? Ei olnud niimoodi, et ootasime tegelikult, et hakkab kruiisima seal algusest peale, aga algusest peale oli ikka hoog sees. Jah, selles mõttes, et katsekilomeetrid on nii palju, et need rehvid päris ära sureks selle päeva peale, et oleks täna neid kilomeetreid, ütleme 60, 70, 80, siis kindlasti oleks seal teine strateegia olnud. Aga täna 40 kilomeetrit, siis ei olnud suurt põhjust, ma arvan, seal päris kruiisida, et rehvi ei piisavalt alles küll viimaseks katseks. No samas ikkagi turvaline sõit, ma vaatan, et 13 katse kaotas 12,2, Ogier'le 14 katse, see lühike 6,6, Neuville'ile edasi 9,7 ja siis lõpus muidugi vajutas, et selline turvaline. Jaa, kindlasti turvaline, täpselt mitte kruiisimine, turvaline sõit. Ja noh, täpselt, ma arvan, see õige strateegia, mida teha, et nagu ma ütlesin, kui on pikem päev oleks olnud, siis oleks seda pidanud võib-olla veidi teistmoodi tegema ja rohkem rehve hoidma, aga praegu ma arvan, oli väga hästi kõik. Aga MM-sarja üldseis on nüüd selline, et Elfyn Evansil 14-punktiline edu Ogier's, Evansil punkte 111, Ogier'l 97, Neuville 87, Tänak 83. Mis sa üldseisu kohta oskad kosta? No läheb põnevaks kindlasti, et 14 punkti edu ei ole nüüd kindlasti mingi mugav edu 2 rallit minna, nii et kindlasti mõlemad rallit peab lõpetama, pole kahtlustki ja teiseks järgmine ralli on ju kõigil uus, et mõlemad rallid on põhimõtteliselt ikkagi uued sarjas, et no ma ei oska öelda, tahaks näha, kas mingi pinge tuleb peale või on peal juba. Iseenesest nagu ma arvan, et spordi koha pealt oleks selline positiivne ja värskendav värk, kui Evans suudaks selle ära võtta. Nõus. Aga vaatame, et kindlasti seal selline mentaalne mäng hakkab pihta. No kui seda üldseisu vaadata sinimust-valgete prillidega, siis 28 punkti ja 2 etappi jäänud Ott Tänakul 4 punkti Neuville'ist maas. Võime veel Otile loota? No ma arvan selles mõttes küll, et ega kunagi ei ole läbi asi enne, kui see viimane ralli läbi on. Et nagu ta ise ka
18 siis ütles, et ega nii kaua kui matemaatiline võimalus on, nii kaua nad ikkagi suruvad tiitli nimel. Nii et ma arvan küll praegu, et kõik võimalused on veel olemas, aga lihtne see kindlasti ei saa olema ja kui reaalne see olema saab, eks me siis vaatame, aga jah, Belgia ralli ju õnneks Ott on Belgias sõitnud ka, nii et mingi kogemus on varasemast ajast ees. Loodame, et kõik jääb tal selles mõttes hästi. Seis on selles mõttes huvitav, et Neville'il on see võimalus 4 punkti parem ja tema läheb nüüd kodurallile. No vaevalt seal nüüd algusest peale hakatakse üksteist abistama, aga viimasel päeval küll, kui nüüd Neville'i seisud tunduvad MM-tiitlil ikka tunduvalt paremad, siis arvan, et ega Ott seda tiimikäsklust nagu väga kerge südamega omaks ei võta, aga kui tuleb midagi teha, siis tuleb teha, eks? Just, et nii on ja selles mõttes ongi, et kuna koduralli on Neville'il viimane, siis no seal ei pea nagu väga palju mõtlema ja arutlema selle üle, et kes seal see võidusoosik on, et kui tehnika kestab, siis ilmselgelt Neville läheb seda võitu seal võtma. Vaatame, kuidas see Monza nüüd läheb, et selles mõttes Neville'il on jah 4 punkti parem seis, nagu sa ütlesid, kui Otil, et kui tiim saab, ma arvan, peale Monzat saab juba selgelt aru või Monzast tähendab juba saab aru, mis seis on ja kas on vaja hakata mingid liigutusi tegema kummagi sõitja suunas. MM-sarja seis ka kiirelt, et Hyundai'l 208 punkti, Toyotal 201 ja M-Spordil 117. No, tahtsin küsida, et mis me ikkagi ütleme Oti suhte kohta Hyundai'ga, sest teist rallit järjest ikkagi ütleme, et endast sõltumatutel asjaoludel meile teada olevatel andmetel. Ega väga palju infot sealt ei tule nagu välja, aga no pigem on päris huvitav jah, sest ega ta kirus ju pigem Toyotas kogu aeg oma tehnika probleemide üle ja Hyundai tundus selles mõttes kohati selline tank olevat, aga praegu on jah need tehnilisi probleeme on ju tegelikult mitte ainult Otil, vaid ka teistel sõitjatel ette tulnud, nii et no tööd on seal kõvasti ja vaatame, mis põhjustel need seal tekivad, et päris nii ei saa jah, et enamasti on kõik sellised rumalad vead ka, et mida ilmselgelt ei tohiks ette tulla. Aga mäletad sa, et Oti kriitika Toyota auto kohta oli ikka oluliselt tummisem kui kriitika Hyundai kohta? No jaa, kõvasti, et praegu ma arvan, et ta polegi kriitikat teinud või üldse suud lahti teinud sellel teemal. Et kas... jah, seal on mis iganes nii-öelda diilid või mis seal taga on, et Hyundai nii-öelda nime ta kindlasti ei määri, aga Toyota puhul ega seal tagasi ei aitud. Ega seal see lahkuminek läks vist ka päris inetult? No pigem jäi selline mulje jah, et ega seal midagi ilusat ei olnud ja tehti uued diilid ära enne, kui vanad vist lõpetatud olid, aga selles mõttes, et eks seda teavad asjaosalised ise. Aga praegu küll jah, ega seal väga palju infot selle Hyundai tehniliste probleemide põhjuste kohta ei tule. No vaatame, äkki hooaja lõpus mõnes intervjuus keegi midagi rohkemat paotab. Igatahes Elfyn Evans MM-sarja liidriks jäi, siit võttis 4. koha punktid ja punktikatsel samuti 4. koht. Mis me tema nädalavahetuse kohta ütleme? Ma arvan, et päris viisakas tulemus. Et kaotus küll suur võitjale, aga punktid on ju okeid. Ja ma arvan, et peab rahul olema selles mõttes, et kindlasti lõpuni tulnud ja normaalsed punktid jätkab liidrist sarja liidrina, nii et me ei saa midagi halba küll öelda. Väga okei nädalavahetus tegelikult, ma arvan. Eks ta lootis küll rohkemat, aga kui ta sai aru, et nagu kaotus tuli reedel
piisavalt palju juba, siis ma arvan, et 4. koha punktid väga head. 2 viimast etappi MM-sarjas on asfaldi peal. Mis sa hindad, kuidas Hyundai ja Toyota vahekord hetkel asfaldil ja kruusal võib olla? Meil on ainult üks etapp on, kus me oleme asfaldil saanud sõita ja see on Monte Carlo. Ülejäänud on kõik kruusal olnud. Jah, ma ei oskagi nagu niimoodi öelda, et ma arvan, et küll nad suht võrdsed on. Et mingi autoeelist neid küll olema ei hakka. Et ma ei kujuta ette, millised need Monza katsed nüüd olema saavad. Kas on mingi nikerdamine või on sellist kiiret asfaldit tehnilist pole õrna aimu ka nii, et ma pigem arvan, et need võrdsed on. Teemu Sunninen, sa lootsid, et täna tõestab ennast positiivsest küljest, aga 5. kohast ikkagi enamat ei võtnud ja samas hoidis ka 5. koha ilusti ära. Ei tekkinud mingit küsimust ka, Ott kaotab talle 53,6 sekundit. Jah, lootsin selles mõttes küll, et oleks võinud 4. koha peale veel võidelda, aga ei, no mis seal ikka, ta selles mõttes on tõestas vähemalt, et tal kiirest õnne on väga kiire sõita ja eks need olud olid veidi kiiremad 2 viimasel päeval ja ilmselt see auto kändis kiiremates oludes nii hea ei ole. Nii et no 5. koht selles mõttes okei, et ma pigem vaataks seda, et ta vähemalt nagu näitas, et tal kiirust on ja maha pole mõtet kanda. No tänase päeva teisel katsel juhtus üks päris kole õnnetus ka. Takamoto Katsuta sellel lühikesel katsel jõudis sõita 50 sekundit, kui sisekurvis millegile otsa sõitis ja üle katuse rullus. Nägid seda avariid ka? Nägin küll ja päris halba avarii selles mõttes, et kitsa lõigu peal oli ja katse pidi seisma jääma. Aga õnneks nad said oma auto sealt tee pealt ära ja mehed on korras, et juhtub ikka kahju, et tal nüüd kaks rallit järjest ei ole vist Estonia ja nüüd siis Sardiinia, et jah, eks tal mingi kiirus hakkab tulema, siis hakkab ka juhtuma. Nagu see on, rall on kogemuste sport, et kui veits kogemusi juurde saab, siis küll hakkab ka tee peal püsima ja kiirust tulema. Mis mulje sulle jaapanlane üldse sel nädalavahetusel jättis? Ja minu meelest on ta nagu väga selles mõttes sümpaatne ralli sõita, et neil on kindlasti oma plaan täpselt, kuidas moodi nad liiguvad. Nagu näha oli, siis eelmine aasta, kui ta alustas, valiti rallid täpselt sellised, mis talle üldse ei sobi. Siis WRC debüüdiks. Ja nüüd vaikselt on edasi minnud, et asjadest kindlasti saab. Ta on väga kiire sõita. Aga nagu kõigi nende värskelt WRC autoga sõitma hakanud sõitjad, et see võtab ikkagi, ma arvan, sellise hooaja aega, et kiirus ja stabiilsus leida. No see Sardiinia ralli jäi meelde veel mitte ainult sportliku poole pealt, vaid ka Ogier väljaütlemiste poole pealt päris tugevasti. Eilses saates veel ei jõudnud seda välja öelda, aga õhtul siis FIA ralliosakonna juht, ma ei tea, kuidas seda eesnime nüüd hääldatakse, Yves Maton teatas Ogier'le, et kritiseerimise asemel tule meile kuskile töörühma ja arutame neid asju rahulikult laua taga, mille peale siis Ogier omakorda ütles, et see on bullshit, see on puhas bullshit Dirtfishile. Tegelikult mulle tundub, et ettepanek oli täitsa mõistlik ju. Mulle ka tundus, et see oli mõistlik ettepanek, et ega nad ju, ütleme, FIA peabki saama oma info ju sõitjatelt, mida muuta. Nad eks sõitjad on küll läbi meedia vahenduse kogu aeg midagi teada andnud,
aga tegelikult ma arvan, et see on väga mõistlik mõte, et sõitjad ise nii-öelda liituksidki nagu seal oli, et põhimõtteliselt tule töörühma ja anna infot meile ja arutame laua taga, et tegelikult peaks ka siin nii käima, et võetakse päris kõiki sõitjaid sinna laua taha vast ei vea, aga kindlasti mõned võiks seal olla ja käia paar korda hooaja jooksul mingeid mõtteid edasi andmas, et mida muud. Ega muidu neid muutusi ei tulegi lihtsalt. No ma arvan, et väga tervitatav oleks isegi see, kui tuleks mõned endised sõitjad, kes on hiljuti lõpetanud, näiteks Loeb ja Ogier, mõlemad seal, ma ei tea, kord mõne kuu tagant istuvad seal prantslastega maha ja asja arutavad. Ma arvan, et neil on nii mõndagi öelda. Loomulikult peaks ka siin nii käima, et siis saaks selle asja seal oluliselt mõistlikumaks need süsteemid, stardijärjekorrad ja kõik muu, mis praegu ei meeldi sõitjatele. Mul tuleb näiteks vormel 1-st meelde, et Miga Salo on väga aktiivne, käib seal kohtunikuna tööl ja on ka muidu seal tagatubades niite tõmbamas. No täpselt, et ma arvan, et seal WRC sarjas on neid sõitjaid ka päris pädevaid, kes lõpetan, nii et loodame, äkki ikka keegi siis, kui mitte Ogieris, äkki keegi teine võtab selle mõtte üles ja läheb arutama. Ja mida FIA ralliosakonna juht veel kinnitas, et kui mingil põhjusel, meil see maailm on ikkagi veel ebastabiilne, peaks Belgia ja Monza rallid ära jääma, siis MM-tiitel antakse Evansile ikka kätte. Selline otsus oli või? Ta ütles selle välja, jah. Okei, sellega ma kursis ei olnud, aga jah, selles mõttes ei saa midagi öelda, kui peaks selline stsenaarium olema, siis uue ralli pealt pole vist kunagi varem tiitlit välja antud, eks väike ajalugu oleks. Aga ma selles mõttes ma olen nagu poolt, ma arvan, et lõpuks vahet ei ole ju, kas on 6 või 12 rallit, et nad on sõitnud ja vaeva näinud ja kui ühel sõitjal on peale 6 rallit kõige rohkem punkte, siis ta peabki saama tiitli. Ma vaatan neid rallisid, mis sel hooajal on ära jäänud. Wikipeedias on see nimekiri kohe üleval, et Tšiili, Argentiina, Portugal, Keenia, Soome, Uus-Meremaa, Saksamaa, Wales, Jaapan. Kindlasti need uued rallid poleks siia mängu tulnud ja ilmselt Eesti ka mitte, kui mõni nendest rallidest oleks toimunud, aga päris korraliku hooaja saaks ka nende põhjal, kes välja jäid. Jaa, kindlasti. Aga eks see olukord, mis siin on, eks mingi asja jaoks on hea ja ma arvan, et meie jaoks oli see lõpplahendus väga hea, et ei saa nagu kurta. Igatahes hooaeg läheb edasi siis 7. etapiga, mis algab 20. novembril ja kestab 22. novembrini. See on siis hetkeseis, muidugi kõik võib ju hetkega muutuda ja 4.–6. detsembrini sõidame Monsas. Ma vaatan, et Belgias on katsekilomeetreid rohkem, kui me polegi peale Mehhikot saanud, 289,54. Meil praegu oli 238 ja isegi rohkem kui Mehhikos, sest Mehhikos oli 268, seal vist see viimane päev jäi üldse ära. Ja sellest Belgiast rohkem on sel hooajal vaid Monte Carlos sõidetud, et tuleb päris huvitav ralli, 23 katset. Jah, kindlasti, et siin mingi arutelu oli ka, et kas tegelikult järgmine aasta võiks edasi hakata kasutama neid lühemate rallide formaati või et seda nii-öelda kulusi kokku hoida ja sõitjatele see asi rohkem meeldiks, aga ma ei oska öelda, et kas see idee on veel laual või ei ole, aga praegu 280 kilomeetrit, ma arvan, et tuleb jah päris korralik andmine. No mulle isiklikult Rally Estonial see lühem formaat näiteks meeldis, aga siin Belgias või see Sardiinias, kus on sisuliselt sama palju katsekilomeetreid, kuidagi tundus jälle nagu lühike, sest need pikad pausid seal 2 päeva keskel kuidagi üldse ei passinud. Nojah, selles mõttes, et Estonia esimene päev oli ka väga pikk ja sai nagu actionit korralikult. Et kui on lühem formaat, siis jah, peab panema need
tervist ajada ja päevapausid kuidagi paika, et mis hetkel ja kui pikalt. Aga vaatan veel kiirelt Twitteri üle. No ei paista kuskilt, et Sordolt see võit oleks ära võetud ja ilmselt siis ikkagi nii jääb. Soovime õnne Tanis Ordole. No siin otseblogis lükati kommentaariumisse sisse, et võiks ju järgmine hooaeg saada kuskile nõnda pikemaks ajaks palga peale, aga mis sa arvad, kas tal endal motivatsiooni selleks on? Ma arvan, et tal ei olegi endal huvi, et see ongi põhiline põhjus, miks ta selliseid hooaegasid kaasa sõidab, et ma arvan, et ta on piisavalt kaua seal sarjas juba sõitnud küll ja eks niimoodi vahepeal käia valida sellised rallid, kus sa tead, et sa oled võimeline võidu peale sõitma ja võib-olla kus see stardijärjekord loeb, et siis on käia tore vahepeal sõita ja nautida. Viktoriini küsimus sulle, millal võitis ja mis autoga ja kus kohas võitis Sordo oma esimese ralli? Pakuks Saksamaa 2013 äkki. Ja auto? Autoks. Millega ta sõitis, ma ei mäleta. No, pane autoga paika, siis oled jackpot. Ma mäletan seda küll, see oli võitlus, oli Neville'i, kui ma ei eksi, Neville'iga võitlesid. No, Citroeniga. Suurepärane mälu. Ma arvan, et spordimälumäng võiks olla sinu teema. Ja. Rallimälumäng. Rallimälumäng. Muuseas, keegi võiks selle ära teha. Ma arvan, et rallimälumängul oleks väga suur huvi. Ma räägin, mina võin osa võtta. Nagu näha oli, siis tuli meelde küll. Aga publikut viimasel päeval tundus ikka päris palju olema, et isegi mitmed Eesti lippe oli seal näha. Tead sa mõnda, kes sõltumata sellest, et paluti ikkagi kohale mitte tulla, sinna läks? Ma isiklikult ei tea, aga seda ma kuulsin küll, et ega seal väga kedagi nagu kinni küll ei hoitud, et kõik, kes tahtsid, said raja äärde vabalt. Jaan Martinson vist rääkis pärast ralli Di Albat, kus ta käis, et seal Itaalias vist on nagu seadus, et sa ei tohigi katse äärest inimesi eemale hoida, et seal ei saa sellist eriolukorda katsete ümber välja kuulutada, nagu me siin Eestis tegime. Jah, täitsa võimalik, et eks igal pool omad reeglid on, aga jah, seal küll tundus jah, et kõik, kes tahtsid, kõik said ja rahvast liikus päris palju tegelikult. Aga selge, meie 6. käigu 3. kiiruskatse on samuti lõppenud. Kohtumiseni siis mõne aja pärast. Siin on mõne nädalad ainult jäänud natuke rohkem kui 6 aega ja siis Belgia ralli. Oli ikkagi üsna põnev rallinädalavahetus. Ma loodan, et sa nautisid seda samamoodi, kui sa nautisid Saaremaa rallit. Ja, loomulikult. Ega ei saa öelda, et lõppkokkuvõttes midagi halba oleks lõpptulemus, et ma arvan, et igatepidi positiivne nädalavahetus. Vahet ei ole, et mingid probleemid seal oli. Aga selge, aitäh kuulajatele kuulamast. Aitäh sulle, Roland. Kohtumiseni. Kohtumiseni. 6. käik.